Tere, hea vaataja! Täna ma tahan sinuga koos lugeda Piiblisse ühte lugu, mis võib esialgu tunduda olevat natuke veider, natuke kummaline, aga ma usun, et ta on ka õpetuslik ja väga julgustav. Aga enne ma pakun, et palvetame. Hea taevane Isa, ma tänan sind võimaluse eest lugeda sinu sõna ja ma palun sinu õnnistust ja juhtimist nüüd sel hetkel, kui me seda koos vaatajatega lahti teeme ja loeme sealt seda, mida sa oled meile valmistanud. Palun seda Jeesuse nimel. Aamen. See lugu on kirjutatud Teise kuningate raamatus 13. peatükis. Ehk kui sa tahad oma piiblist lugeda, siis võid oma piibli lahti teha Teise kuningate raamat, peatükk 13 ja ma loen siit salmid 14-19. Ja siin on kirjas. Aga kui Eliisa oli haigestunud tõppe, millesse ta suri, siis tuli Iisraeli kuningas Joas tema juurde ja nuutis tema palge juures ning ütles, mu isa, Iisraeli sõjavankrid ja tema ratsanikud. Ja Eliisa ütles temale, võta amp ja nooled, ja ta võttis enesele ammu ja nooled. Siis Eliisa ütles Iisraeli kuningale, pane oma käsi ammu peale. Kui ta oli oma käe pannud, siis pani Eliisa oma käed kuninga kätte peale. Ja ütles, ava aken ida poole. Ta avas ja Eliisa ütles, lase. Ja ta lasi. Siis Eliisa ütles, issanda võidunool Süüria vastu. Sa lööd süürlasi Afekis, kuni nad on hävitatud. Siis ta ütles, võta nooled ja kuningas võttis. Ja ta ütles Iisraeli kuningale, löö vastu maad. Kuningas lõi 3 korda ja peatus siis. Aga Jumala mees vihastas tema peale ja ütles, sa oleksid pidanud lööma 5 või 6 korda, siis sa oleksid süürlased sootuks maha löönud. Nüüd aga lööd sa süürlasi ainult 3 korda. Selline lugu on siis tänaseks ja sellest loost me loeme seda, et kuningas Joas tuleb väga hästi teatud prohveti Eliisa juurde, kuigi ta on juba haigestunud. Piibel ütleb meile ette, et prohveti eluaeg ei ole enam pikk. Aga siiski ta võtab kuningast vastu ja kuningas tuleb kindla palvega, kuigi ta seda palvet välja ei jõua öelda. Ainuke, mis ta siis ütleb, nuttes, ta ütleb ja kutsub siis Eliisat oma isaks, kutsub ta Iisraeli sõjavankriteks ja Iisraeli ratsanikuteks. Et nende sõnade kaudu sõjavankrid ja ratsanikud me saame küll tema mures teada. Tema otsib Eliises sõjalist abi. Ja siin on väga mõnus lugeda ja leida seda, et Eliisa tähendas Joase järgi võitu. Et Joas oli kindel, et ta leiab abi, kui ta Eliisa poole pöördub. Ja nii see ongi. Eliisa võtab ta vastu ja kohe ütleb talle, võta oma amp, võta oma nooled ja tee, mis ma nüüd ütlen. Ja kuningas hakkabki täpselt tegema, mida Eliisa ütleb, sest Eliisa annab kindlad juhtnöörid talle. Ütleb, et tee aken lahti, pane oma käed siis ammu peale ja lase ida poole. Ehk siis lase sinna poole, kust see vaenlane tuleb. Ja kuningas laseb. Ja selle peale kuulutab Eliisa talle võitu ja ütleb, issanda võidunool Süüria vastu. See on väga hea ja julgustav lugu sellest, kuidas üks inimene pöördus ühe hea vaimuliku inimese poole probleemiga ja sai kohe vastust sellele. Prohvet Eliisa palub teda lasta aknast ja selle peale ütleb, et näed, võit on sinu käes. Mis see tähendab? Ma arvan, see on minu arvamus, et Jumalal on väga palju meile anda. Väga palju anda seda, mida me oleme temalt küsinud. Varem seda, mida me jätkuvalt temalt palume, seda, mida me võib-olla tulevikus hakkame paluma. Minu arvates Jumal on väga helde ja ei hoia oma õnnistusi enda juures, vaid heldelt jagab neid.
Ja siin kuningas tuleb suure probleemiga. See ei ole tema isiklik probleem mitte ainult, vaid on ka kogu rahva probleem. Sest see vaenlane või tema armee on nii suur, sest kindlasti terve rahvas kannatab selles sõjas. Ja tema tuleb selle murega prohveti juurde nuutes, ta ütleb seda, mida ta suudab välja öelda ja ta kohe saabki omale kinnituse, et kõik on hästi, kõik on hästi. Jumal saab sellega hakkama. Põhimõtteliselt see on see kinnitus, mida Eliisa kuningale pakub. Ja siin veel huvitavam, et Eliisa on ka inimene, et ta inimesena ka mõistab tundeid ja hirme võib-olla või vähemalt ta saab aru, et kuningal on paha olla, kui ta isegi nutab. Ja siin on kirjutatud salmis 16. Siis pani Eliisa oma käed kuninga käte peale. Eliisa oli juba eakas mees ja ma arvan, et see žest, et ta pani oma käed kuninga käte peale, võis paljugi tähendada. Näiteks seda, et ta toetab teda, et ta tahab sellega julgustada teda, et ta tahab sellega näidata seda, et ta jagab seda mured, oma kaasmõtlemist. Võib-olla see tähendab isegi rohkem. Me võiksime praegu lugeda salmi 20 ja 21. Siin on kirjas. Siis Eliisa suri ja ta maeti. Igal aastal tulid maale Moabide röövjõugud ja kord, kui maeti kedagi meest vaata, siis nägid matid ühte röövjõuku. Nad heitsid siis mehe Eliisa hauda, aga kui see puutus vastu Eliisa luid, siis ta ärkas ellu ja tõusis jalule. See juhtub juba peale seda lugu, kui kuningas pöördub Eliisa poole. Aga siin selles väikeses lisas on öeldud seda, et Eliisa luud olid nii palju Jumala vaimu täis, et kui mingi suvaline mees nende luude peale kukkus, siis ta ärkas ellu, tõusis jalule ja ilmselt jalutas oma koju. Nii et see väikene žest, et Eliisa paneb kuninga kätte peale oma käed, võib ka tähendada seda, et ta toob ka oma soojust või sellist jumalikku armastust ja annab seda tunde, et näed, sa pole üksi. Tegelikult sa isegi füüsiliselt ei ole üksi, sest isegi nüüd, kui tema Eliisa ei saa kuningaga koos sõtta minna, Jumal on alati meie kõrval. Jumal ei jäta meid kunagi üksi. Aga seda lugu kummalisemaks teeb selle teine pool, alates salmist 18. Siin on kirjas. Siis ta ütles, võta nooled ja kuningas võttis ja ta ütles Iisraeli kuningale, löö vastu maad. Ja ma arvan, et sa oled ise ka tähele pannud, et ta ei ütle mitu korda täpselt kuningas peab vastu maad nende nooltega lööma. Aga kui ta loeb 3 ja kuningas siis peatub ja on löönud ainult 3 korda vastu maad, siis Eliisa läheb pahaseks ja ütleb talle, ei, see ei sobi. Kui ka sa oleksid 5 või 6 korda löönud, siis oleks täielik võit süürlaste üle. Huvitav, miks 3 korrast piisav ei olnud? Miks oli vaja 5 või 6? Ja siin mulle tundub, et see kordade arv ei näita muud kui seda, kui palju kuningas seda päriselt tahtis. Kui palju kuningas oli päriselt valmis selle võidu jaoks ka tegema. Sest ta pidi ju minema sõtta. Sõda, kuigi mitte keegi meist ei sooviks seda oma elus kogeda, mis sõda õudus tegelikult on, aga me võime ette kujutada, me võime raamatutest lugeda ja filmidest näha, et sõda on hästi kole asi. Seal tapetatakse, seal tehakse muid vigastusi ja kui kuningas oleks pidanud sõtta minema, siis ta oleks pidanud seal ka võitlema. Ja see tähendab seda, et tema pidi olema hästi julge. Hästi julge
julgelt pidi ta vaatama sinna ida poole, sinna poole, kust see vaenlane tuleb. Hästi julge oli pidi ta olema siis, kui ta võttis need nooled kätte ja hakkas nendega vastu maad lööma. Pidi ta mõtlema sellele vaenlasele, kuidas ta hävitab seda selles sõjas. Aga tema näitab oma nõrga meelt, kui niimoodi võib öelda. Tema ei demonstreeri siin oma kindlat meelt, vaid ta ikka lööb ainult 3 korda ja sellest äkki piisab. Sellepärast Eliisa ütleb talle, et see on kirjutatud salmis 19. Nüüd aga lööd sa süürlasi ainult 3 korda. Mulle tundub, et see on lugu sellest, et oleks võinud saavutada rohkem. Et potentsiaali saavutada suuremat võitu oli küll. Sest alguses kõik on ju nii lihtne. Tehakse aken lahti, lastakse nool õiges suunas, aga suvalise jõuga. Keegi ei käi vaatamas, kuhu see nool jõuab, kui kaugele ta on lendanud. Aga Eliisa kohe ütleb, need võit on sul käes. Ära muretse, ära nutta enam. Põhimõtteliselt ta ütleb kuningale, et ei tasu nutta. Jumal on sinuga koos, Jumal sind õnnistab ja Jumal annab võitu. Aga kui ta annab talle natuke keerulisema ülesande, kuningas ei saa sellega hakkama. Aga ärme ka süüdista kuningat, sest see on alati lihtsam kedagi süüdistada või leida kellegi eluloos neid vigu, millele saab näpuga näidata ja öelda, et näed, mina oleksin seda paremini teinud. Me kunagi ei tea, kui meie oleksime nende piiblikangelaste kohal, et mis meie oleks teinud. Mõtleme siis võib-olla mitte nendele võimalustele, mis kuningas käest ära lasi, vaid mõtleme nendele võimalustele, mis on meie ees, meie elus. Kui palju meie võiksime teha juba täna, juba homme, ka selleks näiteks, et meie elu oleks ilusam ja parem, õnnelikum. Ka selle jaoks, et nende inimeste elu, kes on meie kõrval, meie pereliikmed, meie kolleegid, meie sõbrad, meie sugulased, et ka nende elu oleks parem ja ilusam ja õnnelikum. Mida me võiksime teha juba täna ja homme selle jaoks, et Jumal paistaks paremini välja, et Jumala võit oleks suurem, et Jumalast oleks räägitud rohkem, et Jumalat ülistataks rohkem, et Jumalat tuntaks rohkem. Kui palju me võime selle jaoks täna teha? Mulle tundub, et Jumal on nii võimeline, nii suur, et tal on võimalusi ikkagi piisavalt. Aga kui palju me neist suudame ära kasutada või ära realiseerida? See on siis küsimus. Ma arvan, et see on lugu julgustav selle poolest, et Jumal vastab meie palvetele. Eriti siis, kui me tunneme, et me oleme nii suures hädas, et pole kedagi teist, kes meid aidata võiks. Ma usun, et Jumal vastab meie palvetele eriti siis, kui me tunneme, et see on ainuke või et tema on ainuke, kelle poole me pöörduda võime. Et siis, ma arvan, ta on eriti helde oma õnnistustele ja ta on eriti kiire oma nende palvevastustega. Aga ka rahulikul ajal, nii ütleme elu rahulikul ajal, võiksime me mõelda sellele, millised võimalused on täna meie ees, mida me võiksime kasutada. Ka näiteks, kui me mõtleme meie kogudustele, kui palju kogudus võiks täna Jumala abiga saavutada, kui ta seda tahaks. Ja kui ta seda ka tahab, kui palju ta on valmis selle jaoks tegema. Ma arvan, et see on lugu ka sellest, et Jumal kindlasti võib õnnistada meid siis, kui meie teeme esimese sammu. Siis, kui meie näitame oma soovi. Nii nagu kunagi prohvet Jesaja ütles, et siin ma olen, et saada mind. Ma arvan, et kui igaüks meist oleks öelnud, et Jumal kasuta mind, ma olen selleks valmis. Ma arvan, et Jumal oleks seda hea meelega teinud. Sest ta küll leiab, mida ta võiks meie kaudu teha selles maailmas. Aga küsimus on minu jaoks endine.
kui palju mina seda tahan ja kui palju ma olen selle jaoks valmis tegema. Ma arvan, see lugu, mida me nüüd lugesime koos, ei olegi nii veider, kui me mõtleme sellele õigesti. Sest üks mees on hädas. Ta teab kedagi, kes võib teda aidata. Ta tuleb selle palvega, ütleb nii palju, kui ütleb, nutab, saab kohe vastust. Ma usun, et ka Jumalaga on nii, et kui me teame, et Jumal on meie sõber, on meie looja, meie päästja, meie elu juht, siis me võime alati tulla tema poole ükskõik millise palvega, ükskõik millise murega või ükskõik milliste mõtetega. Ja küll tema suunab meie mõtteid õiges suunas. Küll tema julgustab ja toetab meid, küll tema tugevdab meid, küll tema võtab seda parimat, mis meis on ja kasutab seda parimal viisil. Nii, et see tulemus oleks hea nii meie jaoks, nii minu enda jaoks, kui ka mind ümbrintsevate inimeste jaoks, kui ka paljude teiste inimeste jaoks. Jumalal on seda jõudu. Jumalal oli jõudu, et saada võitu selle suure armee üle. Ja kui sa veel mõtled sellele, et see, kui palju sa pead tegema, ei pruugi sulle meeldiv olla, siis pane tähele, et see kuningas, kes mõtleb sõjale või võimalikule sõjalisele vastupanule, ta ei ole selles loos mitte kedagi ära tapnud või mitte kellegi ei ole ta mingit vigastust tekitanud. Siin on lihtsalt öeldud, et kui ta kuulab Jumalat, kui ta usaldab Jumalat ja kui ta usaldab ennast Jumala kätesse, siis Jumal saab ta juhtida ja Jumal saab nii temale kui ka terve Iisraeli rahvale võitud anda. Nii et kui sa mõtled sellele, et kui raske sul on, kui sa otsustad Jumalat usaldada, kui sa otsustad Jumala käest midagi küsida ja kui sa julged ise selle jaoks midagi teha, siis me seda ka ei teagi. Ja ma usun, et kui Jumal meid kuskil kasutada võib, siis ta teab ka meie võimeid. Ja Piibel ütleb ka, et Jumal ei anna inimesele rohkem, kui too suudab siis kanda. Nii et ma keskendusin seda lugu lugedes sellele, et Jumal saab, et Jumal oskab, et Jumal tahab ja et Jumal ka saavutab võitu. Ja mina tahaksin olla Jumala poolel. Mina ei taha seda lugu lugedes keskenduda sellele, kui raske mul on või kui palju ma pean siis tegema või kui hästi ma sellega hakkama saan. Mina tahaksin selles loos keskenduda Jumalale ja sellele, kui palju tema võib. Sest isegi siis, kui me eksime, isegi siis, kui mul midagi sel teekonnal välja ei tule hästi või isegi siis, kui ma esimesest korrast hakkama ei saa, see lugu räägib meile ka armulisest Jumalast. Sest isegi siis, kui kuningas lõi nooltega vastu maad ainult 3 korda, millest oli väga puudu, sest kuningas ütleb, et vähemalt 2 korda rohkem oleks pidanud lööma. Et isegi kui ta selle võib-olla mitte kõige selgema, aga suht lihtsa ülesannega hakkama ei saanud, isegi siis see 3-kordne võit ei võetud temalt ära. Ja salmis 19 on kirjas, Eliisa ütleb tulle, nüüd aga lööd sa süürlasi ainult 3 korda. Huvitav, et kui ta Eliisa juurde tuleb, siis ta nutab ja üldse on abitu ja otsib abi. Et ma ei tea, kas ta mõtles sellele 3-kordsele võidule siis, kui ta alles pöördus prohveti poole. Või ei mõelnud üldse või üldse oli nii hirmu täis, et ta ei suutnud uskuda, et ta üldse 1 korra neist jagu saab. Aga siin öeldakse talle, et 3 korda võidad ära. Aga see ka eestikeelne sõna ainult võib-olla täiendab seda mõtet, et ainult 3 korda, aga oleks võinud rohkem. Oleks võinud paremini. Oleks võinud hävitada täielikult oma vaenlasi. Meie vaenlane tihti ei ole inimene.
meie vaenlane tihti ei ole mingi sõjamasin või mingi olukord, mis tundub meile lahendamatu olla. Meie vaenlane tihti on meie enda hirm. See teeb meid, see paraliseerib mind, see ei lase meil mõelda, ei lase meil rahulik olla, ei lase meil võib-olla ka isegi Jumala poole pöörduda. Hirm on tihti see esimene vaenlane, kellest me peame võitu saama. Aga kui sa tunned, et midagi sind takistab mingis olukorras, kui sa tunned võib-olla ka hirmu või ebakindlust, või sa tunned, et sa ei oma mingit oskusi, et asjaga hakkama saada, siis parem mõtle sellel peale, et Jumal saab kõike. Jumal oskab kõike. Jumalal on kõik sinu jaoks vajalik olemas, sest tema on Jumal. Ja sina oled tema laps, kellest ta tahab hoolt kanda, kelle elus ta tahab mängida olulist ja suurt rolli, keda ta tahab õnnistada nii, et sina oleksid õnnelik, nii, et sinu elu oleks ilus ja hea, ka sinu ümbritsevate inimeste elu oleks õnnelik ja hea, kui nad näevad, kui hästi sinu läheb. Jumal tahab ka, et teised inimesed vaataksid sinu peale ja mõtleksid, kui tema Jumal on nii armuline, kui tema Jumal on nii armastav, kui tema Jumal on nii helde, siis mina tahan ka olla selle Jumala laps. Jumalal on tõesti väga palju meile anda. Aga me peaksime teda usaldama, me peaksime olema kuulekad ja me peaksime tõesti tahtma seda, et Jumal oleks meie elu juht. Ja kui me anname temale oma elutroonile istuda ja kui me laseme tal oma elus valitseda, siis me näeme palju imesid, mida tema suudab meie elus ära teha. Ja me näeme seda suurt võitu, mida tema suudab meie kaudu ja meie elus ära saavutada, sest tema saab, tema tahab. Kas sina ka? Palvetame. Hea Jumal, meil on hea meel teada ja mõelda selle peale, kui armuline ja armastav sa oled, kui helde sa oled oma õnnistustes, kui vägev ja suur Jumal sa oled, kui palju Jumal sina saad ja kui palju sa oled juba maailma ajaloos teinud nii inimkonna, oma rahva kui ka üksikute inimeste jaoks. Me Jumal peame tunnistama, et vahest see hirm võtab meist üle ja ei lase meil adekvaatselt mõelda. Ei lase meil Jumal mõelda selle peale, et sinu abiga saab palju rohkem. Aga Jumal, ma palun, ole armuline meile. Ja isegi kui me kukkume, aita meil tõusta ja aita meil Jumal edasi liikuda, nii nagu sina oskad. Ja palun Jumal, juhi meie elu ja ole selles elus tõeline juht, Jumal, ja valitseja. Ja lase meil, Jumal, kogeda seda kõike, mida sa võid anda nii meile kui ka kogu inimkonnale meie kaudu. Jumal, palun, aita meil mõelda suurelt. Aita meil, Jumal, mõelda selle peale, et kõike seda, mida meie ei saa, sina saad. Ja kui meie tahame usaldada ennast sinu kätesse, siis sina võid teha päris palju meie kaudu. Ja kõike selle eest, Jumal, olgu sinu nimi kiidetud ja austatud ja ülistatud täna ja alati. Ja seda palun Jeesuse nimel. Aamen.